Kalle juhib haridusasutust ja kuna ta on oma töös hea, otsib ta ikka võimalusi enda arendamiseks. Tänapäevase haridusasutuse juht peab teadma oma tugevusi ja arengukohti. Samuti suutma kaasata erinevaid huvigruppe, kes panustaksid tema juhitava kooli ja tema enda arengusse. Kuid ühiskond muutub tempokalt ja Kalle on mures, kas tema tase ikka käib ajaga kaasas. Kalle sirvib erinevate arenguprogrammide ja koolituste tutvustusi, kuid mõistab, et ükski ei vasta tema vajadustele, kuna ei arvesta tema professionaalsust, õpilaste arengut, innovatsiooni ja meeskonna juhtimist. Vaja on hoopis meetodit, mis põhineks haridusasutuse juhi kompetentsimudelil. Õnneks leiab Kalle Innove veebilehe. Just, see ongi täpselt tema jaoks mõeldud. 360 kraadi tagasiside ehk mitme allika meetodit kasutatakse laialdaselt õpetajate ning teiste juhtivtöötajate tugevuste hindamisel ja arengu toetamisel. See võimaldab mõista, kuidas tajuvad Kalle töist käitumist nii tema ise kui ka kooliga lähemalt seotud osapooled. Ja nii saabki haridusasutuse juht tõsiselt võetava tagasiside oma tööalasele arengule, näiteks nagu Kalle või sina. 360 kraadi tagasiside andmine algab hindamisprotsessi planeerimisest. Protsess on ajamahukas, alusta ajakava planeerimisest. Teavita hindajaid, selgita neile, mida neilt ootad ja aruta läbi vastamise tähtaeg. Kindlasti lepi aegsasti kokku vestlus otsese juhiga. Tõsiselt võetava tulemuse saamiseks on tähtis leida sobivad tagasiside andjad. Moodusta 5 hindajate gruppi, nii et igas grupis oleks vähemalt 5-7 vastajat. Esimesse gruppi kutsu enda otsene juht, kohaliku omavalitsuse esindaja või haridusasutuse pidaja esindaja. Teine grupp moodusta kolleegidest. Siia kuuluvad juhtkonna liikmed, õppejuht ja õppetoolide juhid. Kolmandasse gruppi kuuluvad õpetajad, abiõpetajad ja tugipersonal. 4. grupp võiks olla natuke suurem. Siia kutsu õpilased. 5. grupis on sinu partnerid, hoolekogu liikmed, vanemad, teiste haridusasutuste juhid, kooliväliste partnerite esindajad. Valikut tehes mõtle läbi, kas hindaja on sinuga piisavalt koostööd teinud, tunneb sind, kas ta mõistab sinu tööd ja väljakutseid ning kas sa sõltud oma tööst temast. Samuti, kas sul on võimalik temalt rahulikult tagasisidet saada. Kui oled veendunud, et sinu valitud hindajatel on piisavalt aega osaleda, saada nende nimekiri ja kontaktandmed sihtasutus Innove kontaktisikule. Anna teada ka otsese juhi vestluse aeg. Nüüd on aeg end ise hinnata. Seeläbi õpid oma tegevust paremini tundma, mõistad oma rolli selles ja analüüsid oma tööd. Olles enesekriitiline, saad oma arengut planeerida, töö kvaliteeti tõsta ja muutusi juhtida. Seejärel saadab Innove valitud hindajatele kutse e-keskkonda, kus nad täidavad tagasiside küsimustikku. Tagasiside küsimustiku täitmine aitab neil ka paremini mõista juhi tööülesandeid. Tagasiside andjad peavad võtma vastamiseks aega ja vabanema kõikidest segajatest. Küsimustele vastatakse 7 palli skaalal ja analüüsida tuleb juhi tegevusi käesoleval õppeaastal. Hinnangutele tuleb lisada ka konkreetseid näiteid, nii positiivseid kui arendamist vajavaid, samuti juhi töise käitumise mõju hindajale endale ja kogu organisatsioonile. On loomulik, et erinevad vastajad annavad erinevaid hindeid. Siiski, kui antakse vaid keskmisi või maksimumhindeid, ei pruugi hinnang olla usaldusväärne ega aita juhti tema arengus. Näiteks õpetaja Triin tunneb, et tema koostöökogemus Kallega välisprojektides on vähene. Seetõttu märgita, et ei oska seda valdkonda hinnata. Hindamisankeet on anonüümne. Koondraporti vastuseid näevad vaid hinnatav ja tema juht. Lõpuks on aeg anda tagasisidet. Sul ja sinu juhil on nädal aega tutvuda koondraporti ja hindamistulemustega ning valmistuda vestluseks. Veelgi põhjalikuma tagasiside jaoks on hea kasutada täiendavaid uuringuid, näiteks töötajate rahulolu-uuring ja teised. Tagasiside vestlust juhib sinu otsene juht, küsides küsimusi, lisades tähelepanekuid ja tehes kokkuvõtteid.
tema ülesandeks on ka sobiva õhkkonna loomine ja sinu julgustamine suurem osa ajast ise oma tegevusi analüüsima. Sama oluline on ka hinnatavat tunnustada, aidata eesmärke sõnastada ja arenguvajadusi kaardistada. Lõpuks sünnib sellest kokkuleppe, millised arengutegevused ellu viiakse ja kuidas üksteisele sellest märku antakse. Tagasiside tulemus on üsna objektiivne, kuna koondpildi aluseks on paljude erinevate hindajate nägemus. Tegemist on süsteemse tagasiside protsessiga, mida tuleks organisatsioonis rakendada järjepidevalt ja pikema perioodi jooksul. Nii soovitamegi hinnataval alati teha tagasisidest lühikokkuvõte ja see koos omapoolsete tänusõnadega hindajatele laiali saata. Selline tegevus suurendab hindajate motivatsiooni ja lisab 360 kraadi tagasisidele kaalukust organisatsioonis. Kui sa soovid 360 kraadi tagasiside ehk mitme allika meetodist rohkem teada, küsi sihtasutusest Innove. Kutsume sind 360 kraadi tagasiside meetodiga tutvuma.